Austet volikogu esimees, head kolleegid! Keskerakondlik linnavalitsus teeb lastega peredele ühe väga toreda jõulukingituse. Et lasteaia kohatasu, mis meil iga aasta niikuinii tõuseb, kuna läheb Eestis elu paremaks ja alampalk tõuseb ja selle võrra tõuseb ka kohatasu, et sellest on meil linnavalitsusel vähe, on vaja veel rohkem raha võtta lastega peredega taskust ja pannakse ka siis protsent veel kõrgemaks. Ja kasutatakse argumente, mis kohe mitte mingil viisil vett ei pea. Kui Tallinn väidab, et tal on raha meeletult vähe, et lasteaiad lagunevad, õpetajate palk madal, on vaja raha sinna juurde suunata, see kõik vastab tõele. Aga see raha on linnal täna endal olemas. Seda raha ei pea võtma lastega perede taskust. Tallinn kulutab miljoneid, ma kordan, miljoneid eurosid tegevustele, mida riiklik seadus talle pole pannud kohustuseks. Mitte ükski seadus ei nõua Tallinnalt üleriigilise leviga telejaama ülalpidamist. Mitte ükski seadus ei nõua Tallinnalt üleriigilise leviga ajalehe väljaandmist. Ja mitte ükski seadus ei nõua Tallinna linnalt panga asutamist. Need ei ole kohaliku omavalitsuse ülesanded. See on ühiskonnaõpetuse tunnist elementaarne teadmine. Senikaua, kuni Tallinn neid ebaõigeid ja ebaõiglaseid rahakulutusi teeb, selleks ta raha leiab, selleks olemas poliitiline tahe, nii kaua on lubamatu suruda käsi lastega perede taskusse ja võtta sealt veel ja veel raha. Kui abilinnapea Kõlvart, kellest ma pean väga lugu, tõi võrdluseks meie rahvusringhäälingu, siis härra Kõlvart, rahvusringhääling on avalik-õiguslik telekanal. Avalik-õiguslikust telekanalist ja sellest põhimõttest võin teile rääkida pikemalt. Meie rahvusringhäälingu nõukokku kuuluvad iga erakonna esindajad, mitte nii nagu Tallinna Televisiooni nõukokku kuuluvad ühe erakonna, võimul oleva erakonna esindajad. Ja rahvusriikliku ringhäälingu rahastamine on riigi ülesanne. Tallinna ülesanne on esmajoones hoida korras oma lasteaiad, maksta lasteõpetajatele palk, selleks tuleb kõigepealt kulutada maksuraha ja alles siis, kui raha üle jääb, kui õpetajate palk on kõrge, kui lasteaiad on korras, mida nad täna kaugeltki ei ole, kui siis raha üle jääb, võib tegeleda asjadega, mis ei ole seadusega pandud kohustuseks. Teine oluline moment on see, et täna on meie kohatasu seotud riikliku alampalgaga. Ja võib olla kohatasu kuni 20% kohatasust. See ei tähenda, et omavalitsus peab fikseerima konkreetse protsendi alampalgast, mis siis vastavalt alampalga tõusule pidevalt tõuseb, sest palgatõus on ju igati okei asi. Seadus lubab ka fikseerida konkreetse summa kohatasuna, mis ei tohi ületada 20% alampalgast. Ja lähtuvalt sellest eelnevast jutust on mul käesolevasse määruse eelnõusse muudatusettepanek, mis fikseeriks lasteaia kohatasu tänavuse aasta tasemel konkreetse summana. Ja tõepoolest, kui linnavalitsusel on vajadus, ja see vajadus võib tõesti tekkida, kohatasu tõsta, siis tuleb härra Kõlvart või ükskõik, kes on parasjagu abilinnapea, siia meie ette ja põhjendab, miks linnal seda raha vaja on ja miks ta ei suuda seda teistest tegevustest eraldada, miks see mujalt raha üle ei jää. Ja vastava ettepaneku ma ka esitan ja kutsun üles austatud kolleegid volikogus mitte tegema meie lastega peredele sellist väga ebameeldivat jõulukingitust. Ilusat rahulikku jõuluaega!